kohad. Enne kui ma kutsun lavale inimese, tahaks ma rääkida ühe väikse loo tema kohta. Nagu me kõik teame, me ootame iga kuu, iga sekund, iga hetk enda tasemeid. Olenemata, mis päev on, mis kellaaeg on, nii ootasin ka mina. Paraku oli see neljapäevane päev, kus kõik kontod olid kinni ja see telefon oli rohkem käes kui kontori laua peal. Õnneks ülemus ei saanud aru sellest. Ja lõpuks ma pidanud vastu enam, helistasin selle inimesele, ütlesin, et ma ei saa aru, et mille pärast see tase juba ei tule, et miks ma ei näe seda. Ta ütles mulle väga kuldse lause. Just tead, Marge, see on nagu sünnitamine. Sa ootad, aga ta tulemata ei jää. Ja ta tuli. Ja ta tuli täpselt see, kui ma läksin autoga koju. Telefon tirises, ma näen, Russalka juures on politsei. Ma mõtlesin, et vahelt ei ole, ma võtan niikuinii telefoni vastu. Ja mulle teatati, et mul on sündinud eksebeebi. See oli hea tunne. Ja sellepärast mul ongi ainult üks laps, sest tasemed tulevad kiiremini ja valutumalt. Ma kutsun lavale väga särava, väga ambitsioonika ja väga hea inimese. Taimond Tasemel, Angela Kaldma. Aitäh, Marge. Võtan natuke tagasi. Mida öeldakse sellise klaasi kohta? Tavapäraselt, kui küsitakse, kuidas on klaasi täituvus? Pool tühjendaks seda vaikselt täis. Palju toredaid vastuseid. Pool tühi, pool täis, täis. Kas oli veel midagi? Mis me sellega tahame kontrollida, mis me tahame teada saada, on see, et kas inimesel on positiivne või negatiivne ellusuhtumine. Sest tegelikult ega see vastus nagu otseselt muud midagi ei tähendagi. Ma arvan, et me oleme enamus kontrollinud oma lapsi, mis nemad vastavad. Kindlasti oma, ma ei tea, elukaaslased, vanemad, lihtsalt vaadata, mida nad ütlevad. Sest et nii tore ja nii õige oleks meie jaoks, kui nad vastaks, et see on pool täis. Aga mul on teile teine küsimus. Kas sinu klaas on täis? Mõnel oli ka see klaas täitsa täis. Et hästi lihtne küsimus, aga väga sügava sisuga. Kas meil on piisavalt rahulolu selle üle, et kes me täna oleme, kuhu me oleme jõudnud? Kas me oleme aru saanud sellest, et kõik, mis meie ümber on meie enda mõtete ja tegude tagajärg? Ma igaks juhuks ütlen praegu, et võib-olla kõik, kes mind ei tunne, et ma räägingi võib-olla natuke teistmoodi keelt. Et see ei ole siin päris tõde, see on minu arusaam, kuidas asjad maailmas liiguvad. Te ei pea sellega nõus olema, te võite nõus olla, aga ma usun, et mõtlema see paneb meid kõiki, ka mind ennast. Sest tihti, kui ma räägin, siis ma räägin väga tihti ise endale. Ja pärast on mille üle mõelda. Miks ma üldse küsin neid küsimusi? Sellepärast, et mul on arusaamine, et kui minu klaas on täis, siis ma saan hakkama kõigega. Olen edukas äris, suhetes, eesmärkide seadmises, kõiges. Ehk siis ka siin meie enda, siin sinu äri, minu arust selle edukus sõltub meie enda klaasi täis olemisest. Põhjused see, miks me seda äri alustanud oleme, meil kõigil, ma arvan, erinevad. Eesmärgid, mis me seame, reeglina samasugused, sest me siin äris alustame teadlik süsteemi järgi. Küll aga saab erinevaks olema meie nende eesmärkide saavutamise kiirus, mis me endale seame. Miks siis ei juhtu see, et me liigume nii kiiresti, kui me tahaksime? Ma arvan, et meil puudub oma miks. Ja see miks ei ole meil piisavalt emotsionaalne. Sest tegelikult vähe raha ei ole mitte kunagi põhjus, mitte millegi saavutamiseks. See ei pane teid liikuma,
see ei pane teid hommikul voodist välja tulema. Me vajame sellist miksi, mis puudutab meid isiklikult. Ja ma võin enda näitel öelda, et mul puudus väga-väga pikalt selline miks. Mul olid kõik eesmärgid paigas. Aga see miski ei olnud emotsionaalne, ei olnud piisavalt emotsionaalne. Kui see on leitud, hakkavad asjad liikuma. Täpselt samamoodi on selle täisklaasiga. Ma kindlasti täna puudutan seda erinevates kohtades veel, sest asjad ei liigu ka siis, kui sinu klaas ei ole täis. Mis see siis tähendab? Tuleb tegeleda iseendaga seest poolt. Sest ma usun ka sellesse, et täisklaas võrdub ka mõtete puhtust. Millest me mõtleme? Kuidas me mõtleme? Ilma eesmärgideta on meie elu üks lihtne kulgemine. Ja ma tean väga paljusid, kellele meeldib kulgeda. Sellepärast, et nii tore on lihtsalt elada ja nautida. Aga kui sa mingi aeg pärast mõtled, kuhu sa jõudnud oled, siis ma arvan, et sinna, kuhu sa ise tahaksid, sa ei ole jõudnud. Sa oled jõudnud sinna, kuhu sind kas tee on viinud või mis sul on tee peale kukkunud või igatahes ei ole sa kindlasti ise väga palju määranud sellel teel. Kas see teeb sind õnnelikuks? Ei peaks tegema. Ma arvan, et mitte. Aga võib-olla ka alguses ei saa sellest aru. Aga samas on elu liiga lühike, et olla õnnetu. Seega, eesmärk. Kõige tähtsamad, kuhu sa tahad jõuda. Ka siin, ma usun, et kõik, kes on siin täna, on seadnud endale mingisuguse eesmärgi. Kuhugi liikuda. Tulla siia iga esmaspäeva infotundi on üks samm sellel teel. Sellel tegelikult väga pikal teekonnal. Me oleme siin täitmas oma klaase. Teiste käest saadud teadmistega. Kinnistamas kõike seda, mis meil on. Nii et eesmärgid paika igal juhul ja neid siis toetamise oma miks. Miks sa üldse tahad neid eesmärke täita? Kellel on eesmärgid paigas? Enamus. Kellel on oma miks olemas? Peaaegu sama. Kas see toimib? Kas te olete jõudnud sinna, kus te tahate, kus on teie eesmärgid? Tasemetel näiteks? Jah. Enam nii palju käsi ei tõuse. Äkki seal vahepeal on veel midagi, mis siin näiteks. Tegelikult Sinsino-süsteem või Sinsino ise on üks suurepärane vahend sissetulekute loomiseks. Sissetulekud on ju lihtsalt selleks, et aidata meil oma teel kõndida sinna, kus te tahate jõuda. Suurepärane süsteem tegelikult, mis on nii lihtne. Tee endale 100 nimekiri, kõigest 100 nime. Tundub utoopiline alguses. Olete neid partnereid, kes vaelevad startupil ja ei suuda kirjutada 100 nime. Aga samas, kui nad teavad, et muidu ei saa, siis tuleb rohkem kui 100. See ongi alguses keeruline mõelda, ütleme niimoodi mõelda, et see 100 on nii palju. Tegelikult ei ole palju. Võtame selle 100 nime ja lepime kohtumised kokku. Teeme esitlused, peaasi, et me oleme ise ka kohal. Selles mõttes, et päriselt kohal. Kui me oleme kohal, siis me kuuleme ja näeme, õpime. Järgime süsteemi, seega oleme kohal kõikidel koolitustel. Ja ongi kogu süsteem. Lihtne. See ei vaja mitte mingisugust eriharidust selleks, et seda meie süsteemi järgida. Absoluutselt iga inimene saab sellega hakkama. Ja tihti ma kuulen, et pole kellegagi rääkida. Kas on tuttav, tunne? Ma olen ainuke, tore. See on tõesti nii, et mõned inimesed suhtlevad vähemate inimestega kui teised, aga see ei ole mitte kunagi takistus. Ei ole olemas takistusi. Tuleb lihtsalt hakata rohkem suhtlema uuesti. Nii et lihtsalt võib-olla see aeg läheb pikemaks, millega sa sinna jõuad oma eesmärgini.
unistused. see on nüüd see klaasi koht. mul on oma meetod testimaks, kas minu klaas on täis. Võite proovida, äkki see töötab teil ka. See tähendab seda, et kui minu mõtetele vastatakse lühikese aja jooksul sealt kosmoseköögist, nagu ma ütlen, siis see näitab minu jaoks, et ma toimin. Kõik on tervik, üks tervik. Sina lihtsalt mõtle ja see nii on. Ja neid äratundmisi tegelikult on päris palju ja ma usun, et praegu igal ühel on neid hetki olnud elus, võib-olla me teadlikult ei mõtle nende peale. Mina mõtlen juba pikka aega. Näiteks, toon mõne näite. Alo viimane esinemine, 3. osa, äkki see oli 3 nädalat tagasi, 4 nädalat tagasi. Ta tegi seda nii hästi. Alo, tervitused sulle. Selle, et ma istusin siin ees ja minu ainus mõte oli, ma tahan ka sinna. Ja järgmine mõte oli sealt see, et aga ma tahan 3. osa teha, sest viimased 4 korda ma tegin 1. ja 2. Ja nii ma seal mõtlesin. Hommikul, kui ma ärkasin, oli tulnud mulle sõnum öösel. Onge, palume sind teha 3. osa. Vot sellised asjad on need näited, mis mulle näitavad, et kõik toimib. Tervik. Te saate proovida väikestest asjadest. Palju on räägitud parkimiskohad, rohelised, valgusfoori tuled ja nii edasi. Et seda, kuidas testida, need on palju. Ja ma olen teinud tööd, palju esitlusi. Ja tulemust ei ole. Ei saa alati seal öelda seda, et oli kehvasti tehtud. Ma annan alati parim. Me kõik anname endast parim. Lihtsalt on veel mingid asjad, mis ei toimi. Seega, mingil hetkel, kui asjad ei toimi, tuleb aeg maha võtta. Natuke vaadata sissepoole ja siis minna edasi. Kindlasti aitab ka rääkida kellegagi, sest et peegelpilt on kõige parem. Mida rohkem sa räägid kellegagi, seda rohkem sa kuuled oma mõtteid. Üks selline sõna või ütleme asi, märksõna, millele ma tahaks nagu tähelepanu pöörata, on muutused. Ma olen veendunud jällegi, et muutustega mitte toime tulemine on üks asi, mis takistab saada edukamaks ja saada täide sinu unistustel. Mis on need muutused? Ehk siis me kõik planeerime oma elu. Täna astume välja, meil on tehtud plaan. Aga vot siis sõidab keegi sisse. Kuidas ma tulen toime sellega? Näide elust. 3 nädalat planeerinud, et ma seisan siin ees, valmistunud, naudinguga, ilus kleit kapis ootamas. Juhtumisi ette planeerimatult sattusime eile seiklusrajale lastega. Kahjuks ma olen potisinine. Kuidas tulete toime muutusega, millega sa ei olnud arvestanud, nüüd tahtsin särada siin. Ehk siis võtame selle hetke, need, mis olid eile, need olid imelised. Ma ei vahetaks seda mitte millegi vastu, sest see kleit läheb kappi tagasi, ma järgmist korda ootama. Või siis näiteks, meile kindlasti väga tuttav meie igapäevatööst. Räägitakse kogu aeg, häälestame ennast. See on ka üks oma klaasi täitmise viis. Hommikul, kui sa välja lähed, häälesta ennast sellele päevale. Kui sa lähed lastega olema, häälesta ennast lastega olemisel. Kui sa lähed sõpradega välja, siis sõpradega olemisel. Kui sa tuled esitlusi tegema, häälesta ennast sellele. Kui sul on vaja ennast käima tõmmata, siis tõmba ennast käima, kuula midagi sellist. Kui sul on vaja loodusesse minna selleks, et teha häid demosid, mine loodusesse. Ühesõnaga, sul on näiteks 4 demo, sa oled täiesti ennast ära häälestanud, sa tuled linna, sa ei ela linnas, sa elad kaugemal, jõuad kontorisse näiteks. Ja siis sa tead, et kõik su 4 demo jäävad ära. Mis tunne on? Maju, valmistusi, minu aeg. Ehk siis see, kuidas me nüüd reageerime nendele muutustele, mis toimusid, see kõik määrab ära selle, mis saab edasi.
kas sa suudad selles näha positiivsust või kõigepealt hakkab tulema, no, miks ta ei teatnud mulle, noh, bla ja nii edasi. Tegelikult tulid need muutused sellepärast, et sa need tellisid. See on kindel. Kas sinul oli seda aega vaja millegi muu jaoks ja kui sa sellest veel aru ei saa, siis sõber ütleb sulle seda. Või oli siis selle teisel inimesel seda aega vaja. Ilmselgelt selliste asjade puhul, kui juhtuvad ja sellised asjad, on teil kindlalt seda aega vaja. Seal ei ole mitte midagi lahti. Iga muutust tuleb õppima, embama, kallistama ja sellest aru saama, et see on ainult positiivne. Kõik, mis te olete planeerinud, mis läheb risti vastupidi, see kõik on teile kasulik. Selleks öeldakse selline asi, et kõik, mis juhtub, on ainult teie kasuks. Olete kuulnud sellist lauset? Ja nii ongi. See on nii lihtne. Ehk kui see tema ära jääb, see on ka teie kasuks. Mis iganes põhjusel. Põhjused võite ise välja mõelda. Et võib ka öelda seda, et see inimene ei peagi tulema teie ärisse või äkki tast saab nii vinguv klient, et te pärast olete kuri, ei tahagi teda enam, mida iganes. Aga nii see on. Ja see aeg, mis teile antakse, on teil ka tellitud. Ja nüüd mõelge, mille jaoks. Kas oli vaja minna mere äärde? Kas oli vaja selle partneriga rääkida? Mis iganes. Nii et ma usun, et kui sellega nagu leppida, aru saada, et see on meile vajalik, just nimelt meile, siis tegelikult su klaasis vesi tõuseb. Kui sa lähed sinna jälle üks jõuga päev, eelmine nädal jäi 4 päeval tema ära, issand. Et siis see veetase hakkab langema. Mõtete puhkus, arusaamine, aktsepteerimine. See aitab lihtsalt meie äril edasi minna. Kui me sellest ise aru saame. Redel, ronisin eile väga palju mööda redelt. Ei olnud lihtne. Siin samamoodi. Ei ole see väga lihtne. Ma pean ütlema, et esimene rada oli väga lihtne. Teine ka. Ja siis läks keeruliseks. Aga lõpetasin kõik, alla ei kukkunud. Seega tuleb öelda, et tegelikult, kui sa lähed ainult edasi ja ise ümber ei keera, siis ei ole mitte mingit muud võimalust, kui sa lõpetad kõik rajad. Kõik astmed, ka siin. Ainus võimalus ebaõnnestuda selles äris on see, kui te lõpetate selle äri. Ja jällegi, lihtne. Siin on meie siis tasemed. Palju on räägitud sellest, et sa pead olema valmis enne selleks tasemeks, kui sa selle saavutad. Me oleme siin ikka Krisiga nalja visanud, et huvitav, mis meil küll puudu on, et kuidagi ei mõtle välja, eks ju, et seda järgmist taset kätte saada. See on nagu naljaga öeldud, aga eks seal on oma tõsi taga. Siin on samamoodi. Kas sa oled nagu mõelnud selle peale? See, kus sa oled täna, mis sul on vaja selleks, et astuda järgmist sammu? Ma pean ütlema, et mina küll alguses ei mõelnud selliste asjade peale. Ma lihtsalt läksin läbi seinte. Seni, kuni enam ei saanud läbi seinte, see oli mõtlematu. Mis nüüd saab? Kui sa ei ole veel pronks, siis ma usun, et pronksiks saada ei ole väga keeruline. Selleks on vaja ainult astuda partnerlusse siin sina ja usaldada ennast ülaliini hoolda. See on ainus asi, usalda. Ja ole kohal. Sest tegelikult ma usun, et esimesed 4 klienti aitab kõigile ära teha. Tehakse koos ülaliiniga. Ei ole keeruline. Kui sa püüad silvertaset, tuleb juba natukene ise ka midagi tegema hakata. Seni, kuni sul ei ole veel ühtegi partnerit endal, siis kindlasti peaks tegema palju tootedemosid juba ise. Sest kui sa ei tee ühtegi tootedemot, ma arvan, sul ei antagi seda partner, see köök on sul väga tark. Ta ei annagi sulle nüüd. Nii jällegi on. Seega tootedemod kindlasti enne, kui sa hakkad saama silveriks. Mis veel? Sa peaks teadma, kuidas veeb toimib. Sa võiksid seal surfata, käia, küsida, küsige. Alguses on ikkagi niimoodi, et
mida rohkem teie küsite, seda edukamad te olete. Mäleta, kes selle lause ütles, ma isegi enam autorit ei tea, aga kõige parem partner on see, kes kõige rohkem küsib. Mulle meeldivad partnerid, kes palju küsib. Mis teha, et saada kullaks? Mis peaks selge olema? Kindlasti teadmine, mis asi see kuld üldse tähendab. Käepoonus käib sellega kaasas. Kas sa tead, kuidas saada käepoonust? Sul on juba oma tiim, kas sa 2 inimest vähemalt, kas sa tiimikaid teed nendega regulaarselt? Kas sa suhtled nendega regulaarselt? Kas sa äridemosid oskad juba teha? Need on need kohad, mida mõelda juba silver tasemel selleks, et valmistada kullaks. Executive. Esimene nii-öelda võib-olla suurem liidri tase. Sul on juba eraldi koolitused, sulle, eks see beebi, et sul on eraldi koolitused eventitel, sul on omaette paar tundi koolitust siis nii-öelda, ehk sa oled liider. Kas sa oskad plaani teha oma tiimile? Kas sa tead, kuidas see käib üldse? Kas sa numbreid tunned? Siin on üks nali sellega, et Marge küll enne ei rääkinud sellest, aga ma tean, et ta planeeris. Ehk siis, nagu käib kaasas siis see nali, et kui muidu on 1 + 1 on 2, siis no ma ei tea, 1 + 1 on mul palju 4. Et ma pidavat niimoodi duubeldama siis tiimis. Et see vist ei ole isegi enam, dubleerimine ikka. Et aga nii ongi. Me ei tee ju plaane, miinimumplaane. Me teeme ikkagi maksimumplaane. Maksimumplaan, kuhu me püüame. Vaatame ka reaalset olukorda. Kas sa oskad teha seda oma tiimile, vaadates kõiki inimesi eraldi seal? Üles-alla suhtlus. Ma arvan, et siit tasemest on see kõige tähtsam juba. Üles-alla. Ma arvan, väga keeruline on minna edasi siit üldse, kui puudub suhtlus ülemise ja alumise nii-öelda korruse vahel. Ja see on tihe, see peaks olema hästi tihe. No plaatium, ütleme nii, mida kõrgemale, seda suurem vastutus. Kunagi, kui ma seda äri alustasin 3 aastat tagasi, siis mulle meeldis siin tohutult üks asi. Mul ei ole kohustusi. Issand, kui tore. Kui sa oled olnud eraettevõtluses või palgatööl, siis on kogu kohustus. Ja järsku on sul olemas äri, kus sul tegelikult ei ole kohustusi. Sa ei pea tegelikult kellelegi aru. Sa ei pea ju mitte midagi tegema. See on minu äri. Ei siin ole, mitte midagi ei pea. Kohustust ei ole ka ennast aktiivsena hoidumise taha. Hoia endal siis seda mitteaktiivset kontot. Aga mille? Aga vastutus. See on nüüd natuke teine sõna. Vastutus oma äri eest, vastutus oma tegude eest, vastutus oma eesmärkide eest. Mis sa sead neid, kui sa ei püüa nende poole? Milleks? Keda sa petad? Kui sa ikkagi sead eesmärgi, siis astu, tee ka need sammud, tee plaan endale. Ja võta vastutus, et ma vähemalt proovin ehk teen midagi. Vastutus tiimi eest. Kas ma pakun neile piisavalt tuge? Kas minul on olemas piisavalt teadmisi? Kas ma olen ennast koolitanud, et siit edasi koolitada oma meeskonda? Seda saab nimetada vastutuseks. Kasutasin siin ma kõrgema taseme Crossline'i abi, siis tegelikult ega mina nii väga ei teagi, mis seal üleval pool toimub. Ja uurisin natukene, mis seal siis toimub. Ja ütlen teile ausalt, lihtsamaks seal ei lähe. Vastutus tuleb veel. Tööd tuleb juurde ja summad lähevad suurema. Taimand. Siin oli huvitav. Siin oli märksõna nälg, mis mulle välja pakub. Ja ma nõustun sellega. Sest mina oma teeme tegin suure näljaga. Ja siis mul nälg raugas. Sest nälg oli saada see Miami koolitud või see tasuta reis tookord. 5 kuud, 5,5 kuud oli aega. No ma ei tea. Praegu tundub see nagu käkitegu.
tol ajal tundus see nii keeruline, aga me ei mõelnud, me lihtsalt tegime, sest eesmärk oli silma ees. ja ainult see, et noh, punastel loomulikult see, et anna, esita endale väljakutse ja sa lähed, sai tehtud. aga tee veel korra järgi, ei ole enam nii lihtne. sest nälg rauges. sest et see trip sai tehtud ja noh, enam ei olnud 5 kuud ja uut trippi silma ees, oli nagu terve aasta ja see tundus, et ma võin pikalt venitada. Sinna tõesti võib saada suure, selleks peab olema see saamise isu, see nälg. Mis edasi saab? Kuidas saad edasi minna? Ainult läbi selle, et sa soovid teisi inimesi aidata. Et sa soovid teisi inimesi aidata. Kui sellest hetkest sul puudub armastus selle ettevõtte vastu, siis ma usun, et sinna sa jäädki. Nagu päris tõsine. Ehk mõelge, juba siin teil tuleb aru saada sellest, et kohe-kohe olete te Cincino avalik peegel. Kuidas võidate ringi kleepsud peal, siis te olete avalik tegelane tegelikult. Te jääte kohe silma. Ehk siis juba plaatinum tasemel saab väga oluliseks see, kuidas olla väljaspool, ütleme, seda demo või et väljaspool ükskõik kus, mis me teeme, kuidas me käitume, mis mainet me hoiame, märkavad sind. Mulle on saadetud pilte uhketest autodest. Õnneks nad on olnud väga positiivsed tagasisidet, mis liiguvad linna peal ja öelnud, noh, kui ikka eputavad siin. Aga see oli Jaagori pilt, eks ole. Aga kui ma sõbrale ütlesin, et tegelikult küsimus oli, et no mis kunn see teil siis on, siis tegelikult ma ütlesin, et ongi kunn kusjuures. Sul on tõsi taga ja veel päris rojal. Ja ma ütlesin, et tegelikult väga lihtne inimene, kes saavutas oma eesmärgi, millest ta on tükk aega unistanud. Siis see vastus oli, vau. Noh, et võt see esmane reaktsioon võib-olla on selline, et kui sa näed midagi linna peal, siis sa mõtled midagi teisiti. Või näiteks sõbranna, kes mulle üks päev teatas, helistas, ütles, et issand, kui nõme see Tallinna liiklas on, et keegi vahele ei lase. Tead, kus Cincino auto lasi mu vahele, mingi Audi oli. Meil on neid nii palju, et ma isegi ei saanud tuvastada, kes see oli. Aga märgatakse. Nii et ka sellised asjad tegelikult, ta oli väga positiivne. See oli väga hea. Et sellised asjad, kuidas sa liikluses oled selle autoga. Kas see auto on sul puhas, kas see auto on must, kõik asjad loevad. Nii et valmistuge selleks, ma ei tea, Mister ja Mrs. Platinum, kes iganes te olete, selleks, mis saab edasi, mõelge selle peale. Kasvatame liidreid, kas me oleme selleks valmis? Me tahaksime ju kõik jõuda sinna kõrgustesse. Selleks tuleb meil endal ehitada need liidrid, ise osata neid teha. Et tõsi ta on, et nagu Riin ütles mulle, et ka see, et su tiimis on taimond, ei tähenda veel mitte midagi, kui sa pole neid ise ehitanud. Selleks, et jõuda edasi, tuleb neid ise teha, sest väga tihti ülaliin ehitada sul või keegi teine ehitab seal all. Mõte, mille peale tasub mõelda. Ise tuleb ehitada need 4 taimondid, et jõuda edasi. Ma olen märganud seda, et need inimesed, kes on, ma arvan, et juba ka eksest ülespoole, aga taimondist kindlasti, teevad väga palju tööd, mille eest ei maksa ka Cincino. Kõik koolitused, mida me nii väga ootame, tegelikult ja naudime, kuhu me toome oma külalised, kus me ise saame tohutut motivatsiooni. Kes teeb, kes korraldab need, mis te arvate? Ikka meie kõrgemad. Loomulikult on neil taustajõudu. See on meie enda vaba tahe ja soov viia Cincinot ja Cincino mainet edasi ja aidata alumistel jõuda edasi. See, kuidas need üritused on korraldatud Eestis, ma arvan, et see on klassi omaette. Olles käinud nii Lätis, Leedus kui Soomes, ka Rootsis ja Norras. Et tegelikult see on tõesti klassi omaette. Nii et suur tänu kõigile, kes tegelikult neid üritusi korraldavad ja väga tahaks ise rohkem kaasa lüüa. Ehk siis selleks tuleb ronida kõrgemale. Ma leidsin ka ühe põhjuse, miks jõuda direktori tasemele veel lisaks. Nii lihtne põhjus. Selleks, et direktor supportiga suhelda. Teate, kui keeruline on see, et ma pean kedagi paluma selleks. See on tõsiselt, ma ütlesin, seda ruttu ära teha.
sul on oma enda tugi, mis on olemas, mis sind toetab, ma ei tea, kolmapäeval kella 9-ni näiteks. Ma sain aru. Võtke see vastutus iseendast, et astuda edasi. Jah, seal üleval on rohkem tööd. Jah, tuleb astuda suurematele lavadele. Selge on ka see, et kui kutsutakse lavale rääkima, siis ei ole vahet, mis tasemel sa oled, siis tuleb tulla. See on auasi kõigile. Ja ma usun, et kui sa ütled ei, siis äkki seda järgmist korda enam ei tulegi. Ma rõhutaksin sõna vaprus. Kas teate, mis on vaprus? Vaprus on üks siuke tore asi, et ma kuulsin seda ükspäev multifilmist. Mul lapsed vaatasid mingit multifilmi ja mul jäi kõlama see lõpulause. Ma isegi ei tea, mis multifilm see oli. See on see, kus see lohel hambutu lendab, see, mis iganes ta on. Nii, ja lõpulause oli selline. Vaprus ei tähenda hirmu puudumist. Ja nii ongi. Kajalause. Tegelikult see on tõsi. Ja mida rohkem ma selle peale mõtlesin, siis see vaprus on see, mida tuleb hakata võt siit pronksi tasemest alates endas kasvatama. Uskuge mind, kõik inimesed siin saalis, ükskõik kui kõrgel tasemel ei ole, tunnevad mingit hirmu. On see siis siin laval olemine, on see siis kõnede tegemine, on see demode tegemine, koolitamine või mida iganes. Seda tuleb lihtsalt ületada. Ja see ongi vaprus. Tehke vapralt neid telefonikõnesid. Kõiki neid samme, eesmärke seadke, sest et hirmu tunneme me kõik nagu nii. Ja kuigi on öeldud seda, et mida rohkem sa oma hirme ületad, seda lihtsamaks need lähevad. Ja nad lähevad, aga mitte väga kiiresti ja mitte väga lihtsalt. Ega siin ei olegi väga mugav olla. Ma tean vist ainult ühte inimest, kes seda naudib. Jah, sina ka või? No siis ma tean juba kahte. Võib-olla veel mõni. Aga kes nagu tõsiselt ma arvasin, et on nagu, kes ütlebki, et ta tahab siin olla. Et küsige ennast siia. On ju öeldud, et raha on laval. Seda ütles kusjuures Lätis ühel eventil üks networker, kes koolitab networkereid, kes ei ole siin Siinaga üldse seotud, kes tegi seal eventil esinemised, tema ütles, vot siin on see raha ja mida suuremaks lava läheb, seda suuremaks raha läheb. Väga suur hirm oleks esineda teises keeles. Kas keegi on meist jätnud selle tegemata, keda on palutud? Ma arvan, et vist mitte. Me hakkame keelt õppima, me hakkame valmistuma. Kõik läheb paremaks. Sest kuidas sa veel lähed sealt Royal Crownist edasi, kui sa Eestist väljapoole ei tööta? Ma arvan, et siis juba tuleks minna mujale. See vajaks juba töötamist teises keeles. Selle peale tasuks mõelda nüüd, kus sa oled bronks, silver, gold või mis iganes tase. Raivo käib inglise keele kurs. Tubli. Et selles mõttes, et see ongi see vaprus. Ma usun, et see ei ole lihtsalt niisama. Meie süsteem, nagu ma ütlesin, on väga lihtne. Ainus asi on see, et seda peaks järgima. Süsteem töötab alati sinu kasuks, kui sina selle süsteemiga töötad. Mitte midagi keerulist. Teeme demosid. Ehk siis esimene osa siit. Äridemod, tootedemod, mis iganes peod siin veel juurde. Jah, tehakse demosid ka täitsa niimoodi, et koduses ringis ja võib-olla suurematele seltskondadele. Second lookid. Siin on hea koht selleks, et natukene märgata, milline on minu töö tulemus. Ja see sama, millest ma enne rääkisin. Meil on olemas nüüd kruting. Võib-olla mõni kasutab näiteks tavalist märkmikku. Täpselt sama süsteemiga on harjunud. Töötab samamoodi. Palju sa teed kõnesid? Palju neist tuleb kohtumisele? Palju tuleb second lookile? Avasta see, märka see probleem juba seal ära, kui sa näiteks avastad, et see suhe paigast ära nihkunud. Ehk siis näiteks teen, ma ei tea, 20 kõnet
tuleb kohale 2 ja sekendukil ei tule keegi. Või teen näiteks 20 kõnet, tuleb kohale 10, mis on väga hea näitaja. Aga sekendukil ikka ei tule keegi. Siis on seal midagi äkki vaja muuta. Midagi on selles, midagi on nihu, uskuge mind, kui asjad ei toimi, siis kusagil on väike viga. Aga vigasid saab alati parandada. See on sulle elus antud üks omadus. Piipi ehk siis meie infotund. Uskuge, pole ka abi sellest, kui te käite siin iga nädalaga ühtegi demo ei tee. Sellest ei ole lihtsalt mitte mingisugust kasu. Sest et jaa, me õpime, selles mõttes me saame targemaks, aga kas see viib meid sinna, kuhu me tahame? Kahjuks mitte. Sest et mitte keegi ei tee meile kliente ega ei too meile partnereid. BTS, väga kihvt koolitus oli eelmine nädal, tõsiselt, väga palju mõtteid, mis jäävad nagu kuklasse sind kummitama ja sa mõtledki ja saadki sealt edasi liikuda. Minul täielikult muutis see mõtteid sellest, kuidas oma lastega näiteks rahaasju planeerida. Ma ei ole veel seda tegema hakanud, sest kui laps oli ära, ükshaaval ma seda tegema ei hakka. Eks näis, kui õnnestub, aga mõte oli super, mis ma sealt sain. Ja seega käige alati koolitustel kõikidel. Iga kord saab midagi. Kas või naerda saab, kui muud ei saa. No saab ikka naerda alati. Event. Et 5. septembril on tulemas meie järgmine event. Ma tõesti ootan seda juba ammu, sest et nii palju uusi inimesi on tiimis, kelle ma tahaks näidata, mis asi see event on. Tõesti. Teil praegu on aeg valmistuda selleks, et luua suhteid. Luua suhteid selleks, et need inimesed saaks eventile kaasa võtta. Seda motivatsiooni ja seda tunnet, mida seal antakse, no te üksinda mitte kuidagi ei suuda seda inimestele edasi anda. Ja loomulikult, mis on meie süsteemi osa, kus on kõik asjad kirjas. Ma lisaksin siia veel ühe raama. Ma lisaksin selle meie commission plan'i. Sest et ma olen avastanud, et ka väga, ütleme siis, mitte enam esimestel tasemetel inimesed tihti ei tea meie väljamakstavaid tasusid või boonuseid, aga kuidas sa juhatad oma tiimi, kus ei tea, et nad võiksid teenida selle raha, kui nad teeksid niimoodi. Et igal juhul ma soovitaks need 3 raamatut lugeda kogu aeg, tuletada lihtsalt meelde. Vaatame ära eelmise eventi video. Rock'n'roll. Kuidas teeks teile? Ainult eventi poweriga. Tule eventile, sest siis sa tõused tasemete. Edukad on eventid. Tehke seda koos. Pärast peal näeme. Kui sa mõistaksid passiivse sissetuleku olemust, siis läheksid sa läbi kiviseinte, et seda saada. Ma teen seda äri inimeste pärast ja Eestis elavad inimesed on väga näljased ja Eesti turg kasvab väga kiiresti. Koos tippu. Kui te ei tea, kuidas elus edasi minna, siis midagi raamat. Ja maailmas ei ole midagi, mida ei ole juba kirja pandud. Minu ilu ja edu saladus on eventid.
soovid teada, kuidas A-tiimi teha või kuidas olla liider, tule evendile. Event on edu võti. võta õli, siis see tasakaalustab sinu keha. Kui tuled evendile, siis saab terveks sinu äri. Lennunduses on kiirusepiirang 1000 kilomeetrit tunnis, kõrgusepiirang 15 kilomeetrit. Siinsiinos kiiruse ja kõrgusepiiranguid ei ole. Ühine meiega. Järjepidevus on see, mis viib meie äri edasi. Новые возможности, новый стиль жизни, новый автомобиль. Все это возможно с Зинзино. Зинзино для всех. Kellega koos seda kõike teha? Elus on tähtis järelkasv, seda nii eraelus kui ka ärielus. Meie tiimis see töötab. Järgmine event siis 5. septembril Nordea kontserdimajas. Meil on väga-väga ägedad peaesinejad. Tõesti. Kui neid võib kuulata kordi ja kordi. Meil on endal Eestist väga palju liidreid. Nii et aeg-ajalt ma mõtlen, issand kui hea, et ma ei tea, mis seal räägitakse. Et mul ei ole seda kava või et ma ei ole seal korralduses. Kõige mõnusam on kuulata seda. Nad tulevad lavale ja räägivad millestki, mis värskendab alati. Piletid on saadaval kindlasti kogu aeg. Infodel võib minna ostma Jannelisi juurde. Garanteeri see, et kogu sinu meeskond oleks kohal. Ja mõtle juba meie aastakonverentsi peale. Et inimesed kõik su tiimist teaksid sellest. See on 17.–18. oktoober. Ja oskaksid planeerida enda transporti, majutust, kõike. Nimed ka, kes veel ei teadnud. Inimesed on, meie ümber on see, mis tegelikult teeb ka meist selle, kes oleme meie. Üksinda on väga raske toimida. Ütleme siis lihtsalt elada. Üksinda ei ole lihtne. Ja inimene ei ole loodud üksi elama. Sama on äri. Mingi aeg tagasi, kui kunagi alustasin oma ettevõtlust, siis ma mõtlesin, et ma mitte kunagi ei tee äri koos sõbraga. Raudselt tõmbab naha üle korra. Ei teinki, oli raske. Tegelikult, millest ma siin tahaks rääkida, on usaldus. Ehk siis, kui enamus ma arvan teab teist seda lugu, kuidas ma siia ärisse sattusin, aga lühidalt öeldes ei öeldud mulle, kuhu mind kutsutakse, vaid lihtsalt tehti äri ettepanek, millele ma vastasin jah. Ja siis küsisin, millega on tegu. See näitab seda, et ma usaldasin seda inimest täielikult. Ja tegelikult ma olengi talle äärmiselt tänulik. Sest et võib-olla, kui ta oleks hakanud mind kutsuma traditsioonilisel viisil, siis ma siin ei oleks, sest et võrkturundus oli minu jaoks tol hetkel ilmselgelt selline reaktsioon oleks minu poolt olnud. Aga kui ma olen öelnud jah, siis ma seda ka teen. Alati. Et kui ma olin selle jahi ära öelnud ja ma kuulsin, millega tegu on, siis tegelikult ma ei olnud väga õnnelik. Aga ma teadsin ka seda, et kui tema seda teeb, siis ilmselgelt on see väärt tegemist. Seega, looge suhteid ja looge usaldusväärseid suhteid. Sellepärast, et te ei tea iial, kus teil neid tulevikus vaja läheb. Ehk siis, kui te ükskõik kus kunagi, kellega te tutvute, siis looge suhted nii, et need oleks usaldusväärsed. Ehk pidage oma sõna, ärge rikkuge neid suhteid eos juba ära, sest äkki järgmisel nädalal istub ta teil näiteks laua taga või mis iganes. Hea tahtlikkus kõigi vastu, kõige vastu loobki usaldusväärsed suhted. Loomulikult on tore suhelda positiivsete inimestega ja neutraalsetega natuke keerulisem, aga eks meist kõigis on need küljed olemas. Lihtsalt õpime nendega toime tulema.
lihtne süsteem taaskord. Kuidas on meie kohtumiste kokkuleppimisega? Võta toru, ütle talle, miks sa teda kutsud, kuhu sa teda kutsud, mis kell sa teda kutsud ja kellega ta seal kohtub. Ei ole mõtet talle rääkida lihtsalt, et lähme lõunale ja pole ammu näinud. Kui sa need asjad ära teed ja ta ütleb sulle jah, siis kindlasti pärast ka kinnita kohtumine, et mitte 3 inimese aega või veel lisaks siis nii enda aega, kui tema tegi aega pärast raisku lasta, juhul kui seda kohtumist ei toimu. Et samad eesmärgid, mis enne kord juba läbi käib, kõige tähtsamad eesmärgid alustamises ja need, mida me dubleerime kogu selle äri vältel. Teeme ära kõikidele partneritele, kes alustavad SmartProxi. Aitame neil seda teha. Loomulikult peavad kontaktid nende oma tulema, aga me saame aidata neil teha temas. Teeme ära kõigile Fast Silver ehk aitame neil seda teha. Jällegi, nende kontaktid ja partnerid. Anname alati endast maksimumi, et see õnnestuks. Ma arvan, et kui kõik osapooled annavad maksimumi, siis see õnnestub alati. Sensino for free. Kui sul ei ole ärikulusid, siis mis veel saaksid motiveerima, jätkata? Sest tegelikult enamus inimesi, kes siin alustavad, soovivad saada rohkem raha, ehk neil on millegi puudus. Reeglina on see raha puudus. Kui sa aitatab saavutada selle, et ta ei pea enam maksma oma toodete eest, siis ta on väga lojaalne partner ja siis ta saab seda näidata ka teistele. 600 € aastas, see on suur summa, ikka reisile koos. X-tiim, 10 klienti 60 päevaga. Kui Raido siin näitas enne, et ma ta kõrvust tirin, aeg-ajalt jah, siis tegelikult arvatavasti ma teengi seda. Kes siis veel, kui mitte mina? Ta on isiklik partner. Ja kui te ikka aru ei saa alguses, et tuleb teha ära need asjad, siis tulebki tirida või lükata, kuidas iganes, päriselt. Ja kui te näete, et tiimis on veel selliseid inimesi, kes võiksid kaugele jõuda, aga nad ei saa kohe aru sellest, siis tirige ja lükake. Peaasi, et nad teeks ära need vajalikud asjad, mis toovad neile hetkel hiljem need rahasummad. Igal valikul on tagajärg. Igal valikul on tagajärg. Valida, kas teete ära mõne 4 klienti õigel ajal või Fast Silveri või X-tiimi või. Valida, kas tulete esmaspäeval kohale, ostate eventi pileti, ei tea ju. Igal valikul on tagajärg. Mida paremad on sinu valikud, seda paremad on sinu tulemused. Seda paremad on sinu olevik ja tulevik. Nii et kui sa soovid paremat tulevikku, siis tee paremaid valikud. Mina tänan.